Täna räägin ma sellest, kuidas kasutada ja seadistada üles meie kavitatsiooni ja RF-masinat. Kõigepealt, kui sa oled masina kätte saanud ja hakkad seda karbist välja võtma, siis on oluline, et ühendaksid juhtmed masina külge. Masina ühel pool on meil ühe pesakauk, kuhu käibki kavitatsiooni otsik, ning teiselt poolt leiad kahe pesakaugud, kus üks otsik on 3 otsaga ja teine otsik on 2 otsaga. Jälgi seda, et sa sisestaksid õiged otsikud õigesse pessa. Ühenda seade vooluvõrku ning pane masin nupus tööle. Seadmel on vaja keele valimiseks vajutada korraks ekraanile ning siis kuvab sulle erinevad keeled. Nüüd kuvab ekraan sulle 3 erinevat funktsiooni ning alusta alati kavitatsiooni funktsioonist. See ongi mõeldud kehale ja suurtematele piirkondadele, näiteks reied, kõht, käsivarred. See lame otsik on kavitatsiooni otsik. Oluline on see, et kõik need 3 otsikut vajavad toimimiseks ultrahelikeeli. Kuival nahal me neid ei tee. Ning enne otsikute kasutamist oma kehal palun eemalda kõik ehted. Seejärel kuvab ekraan sulle 3 erinevat valikut. Esimene valik, kus on meil tegelikult tähed, näitab sulle seda, et millist režiimi valida. Kas on pidev, pulseeriv, see on juba sinu enda otsustada, aga meie soovituslik on kasutada pidevat režiimi. Teine rida on aja määramiseks. Meie soovitame kasutada kuni 15 minutit ühele piirkonnale. 3. rida näitab meile intensiivsust ja tugevust. Soovitame alati alustada sellise 3-4 kriipsu juures ning iga järgneva seansiga võid see intensiivsust tõsta. Pea meeles, seade peab alati naha peal libisema ning ära hoia seda ühe koha peal. Ja protseduuri ajal lisa alati keeli juurde. Seadme kasutamise vahele peab jääma vähemalt 5 päeva ning esimesi tulemusi võite 1,5–2 kuu pärast oodata. Ja need 2 otsikut on RF-id, mis suurem otsik on mõeldud RF kehale ning väiksem otsik RF näole. Seadistamine ja kasutamine on tegelikult ekraani pealt sama. Valite sobiva kas RF kehale, RF näole ning valite režiimi, aja ja intensiivsuse ning samamoodi tuleb lisada ultrahelikeeli kas kehale või näole ning piirkonniti soovitame teha maksimaalselt 15 minutit. Peale protseduuri pühi üleliigne ultrahelikeel oma kehalt ja näolt, samuti puhasta seade ning hoiusta seda kuivas ja jahedas kohas.